väga keeruline küsimus. Ma ei kujuta ette, et väga mingi selline stereotüüp õige oleks, et vaat just niimoodi need 10 omadust ja siis oled kohtunik ja kui sul neid ei ole, siis sa ei ole seda. Et ma arvan, seda vist väga öelda ei saa. Kõigepealt huvi, erialane huvi kahtlemata selle elukutse vastu. Arvan, et ka loomingulisus ilmselt eeskätt Riigikohtus, see tähendab huvi ja julgus ka näha ikkagi normide kõrval ka muid selliseid faktoreid. Riigikohtus on see vältimatu, sellepärast Riigikohus on ühtlasi ju teadupärast ka konstitutsioonikohus. See tähendab, et vältimatult sa pead ka vaatama, kas mingisugune norm siis on ikka põhiseadus kooskõlas ja ka selles liinis mõtlema. Aga vabandust, paar asja veel, see oli kohtuniku omadused. Et seda ma olen ka mitut puhku öelnud, see kõlab pretensoonikalt, möönan, aga omaaegse Riigikohtu esimehe Märt Raskiga oleme küll ikkagi mitmetes kohtades ja mitmes küsimuses väga palju vaielnud, aga tagantjärele mulle siiski väga meeldis tema selline fraas, kordan veel kord, see kõlab väga pretensoonikalt, et kohtunik peaks olema tegelikult hea inimene. Mitte, et ma tahaks nüüd öelda, et mina ja kõik kohtunikud nüüd on ilgelt head inimesed, aga selle taga on umbes selline mõttekäik, et no ei tohi nende kohtuasjade lahendamisel kindlasti mitte väiklaseks minna. Ei tohi kuidagi, ma ei tea, eelarvamuslik olla, mõelda selle peale, et pagan võtku, näed, et selline vend ja mina ei tea, et alles mul endal perekonnas või suguvõsas oli umbes samalaadne küsimus ja et kuramus nüüd ma kuidagi sellest lähtuvalt teen see lahendi. Et selliseid argumente ei tohiks nagu kuidagi lasta lähedale. Ja tahan öelda ka seda, et jah, mina olen õiguslasena ikkagi seda meelt, et kurjategija peab kindlasti kinni minema, õige, aga õiglaselt, ausalt, ausa menetluse tulemina ja ainult niimoodi. Et ma ei suuda kuidagi mõista seda mõttekäiku, et et see on mingi suur kohtuasi, kõik lehed kirjutavad ja et siin oleks võimalik siis läbi sõrmede vaadata kuidagi, anda andeks ilmselgetele menetlusrikkumistele. Mulle ei mahu see asi pähe, et ma ei kujuta ette, kuidas ma siis, kui ma vaataks läbi sõrmede suures asjas nendele rikkumistele, kuidas ma siis homme õigustaksin järgmist asja ja ütleks, et väikeses asjas siin teeme väga detailselt ja järgime kõike ja suures mitte. Ma ei saa sellest asjast aru.